Salvestab. Ja salvestame. Tere tulemast kuulama ja vaatama taas kord Häädemeeste seltsimaja podcasti Hääd inimesed ja täna on mul tõeliselt hea meel, et me saame teha selle episoodi, mida me oleme juba 3 korda üritanud ja me proovime täna leida siis vastust ühele kuulaja küsimusele muuseas. Ja see küsimus oli selline, et kuidas pimedal ajal maal ellu jääda. Ning seda siis aitab mul siin lahti pusida meie valla kultuurinõunik Aire Kallas-Madisson. Tere! Nii, tere Aire! Mis sina arvad sellest küsimuse püstitamisest kõigepealt, et see on reaalne tsitaat, mis me sealt saime? See võib kõlada iseenesest natuke nagu vastuoluliselt, aga mina olen selline teistmoodi inimene võib-olla, et mulle iseenesest talvine aeg meeldib. Mulle suvel liiga palav ja päike ja väga tihe kultuuriprogramm on isegi väsitav. Ja see, võib-olla see ka, et 3 lapse emana, et sa pead suvisel vaheajal nagu lisaks oma tööajale, see osa, mis töötad, on ju, pead suutma ära planeerida ka laste suvevaheaja, nii et oleks nagu võimalikult sisukas. Et seda, muidugi seda niinimetatud molutamise aega on ka vaja, on ju, aga et neil endal saaks nagu tass täis ja motivatsioon, on ju, et isegi käid ja tutvustab neile ka igasuguseid võimalusi ja asju, muidugi need laagrid ja kõik muud, on ju. Et aga talvel sa saad nagu natukene võtta nagu aega maha ja talvel on ju need, ma ise fännan hullult seda jõulumäe võimalusi, et käia suusatamas nii palju kui võimalik, et ja see jahe õhk nagu ja see karge ilm, mulle meeldib talv. Kusjuures, kui ma mõtlesin sellele, et sina tuled täna, siis ma kartsin, et see on see sa oledki selline esiteks, et mulle tundub, et sa suudad leida rõõmu hästi paljudest erinevatest asjadest. Ilm ei ole kindlasti nagu see asi, mis sul selle moti maha tõmbab. Aga teisalt, nüüd kui sa nii ütled, siis ma olen kuulnud ka teistelt kultuuriinimestelt, et ikkagi see suvi on nii nagu tihe tuli peale, et see talv ongi selline veits aja maha võtmine. Aga ja ei ole halba ilma, vaid on vale riietus. Et ma täiega usun seda selles mõttes, et iga ilmaga välja minna ja mulle ei ole võõras see, et ongi, kas ma lähen suusatama või jooksma, panen pealambi pähe ja ei ole ka see, et on liiga pime. Et ma ei pea valima seda ootamid valget aega. Et selles mõttes on tänapäeval nii head pealambid on ja, et ma isegi käin suusatamas talvel jõulumäel, kui see 10. rada on avatud. Vaata, see on muidu nagu ei ole valgustatud see 10. rada, see on siis selle päris lumega rada on ja. Et see on muidugi teatud aega siis, kui meil on seda lund on ja. Et siis ongi see, et kui mul on võimalus minna, ma lähen pimedas. Et kui lapsed lähevad trenni, teevad seda kunstlume raja peal trenni, siis mina olen teen selle suure raja, on ja, et teen 10. raja ära sama ajaga, mis nemad trenni aeg on ja siis naudin täiega seda. Ja seal on teisi ka, palju on pealampidega metsas, nii et armas kuulaja saigi nüüd vastuse küsimusele, et tuleb pealamp pähe panna ja elu edasi ei ole midagi muud, on ju. Okei, aga sellegipoolest see nii-öelda hooajaline depressioon on siin viimasel ajal teema, on ju, aga tõepoolest täna me salvestame, siis kell on 5 õhtul ja väljas on kottpime. Et ma kuulun ise ka võib-olla pigem sellesse gruppi, kes nagu nii entukas ei ole selle hooaja suhtes, et ongi kogu aeg pime, kogu aeg on nagu selline sombune, et oma parema aja päevast veedad tööl veel, on ju. Et täna siis ikkagi räägime ka sellest, et mida siis saab sellel töövälisel ajal teha. Et sa juba mainisid jõulumäge ja sinna me tuleme veel tagasi, aga et kui rääkida huviringidest, mis või üldse vaba aja veetmise võimalustest täiskasvanutele, mis meie vallas on. Et kui me võtame selle tänaseks teemaks siin.
Iseenesest on niimoodi, et esimene mõte, mis tulebki pähe, et kui sa oled kolinud uude kohta, on ju, ütleme, et sa ei tea palju võimalusi, on ju, et siis tulekski võib-olla läbi uurida kõik need seltsimajad, mis on sinu läheduses, et väga palju võimalusi on meil, et noh, muidugi me teeme ka, kuulutame seal vallalehes ja valla kodulehel ja seda infot liigub, on ju, et aga minu esmane soovitus on leida selline huvitegevus, mis ei ole individuaalne, vaid ongi nagu grupiga. Et kõik need rahvatantsud, tantsuringid, aeroobikad, kõik need laulukoorid, et see on ka nagu selline suhtlusviis või selle kogukonna tunne tekib, et see oleks nagu kõige lahedam, kui sa leiad endale sellise huvi, et sa saad ka suhelda selle kollektiiviga, ütleme ka selle trenni väliselt. Ja see arvamus, et näiteks rahvatants, et see on selline, ei ole nii, ütleme, füüsiliselt koormust andev, siis ma arvan, kui paar korda rahvatantsus ära käid ja igimull on otsa ees, siis sa võid arvamust muuta. Et ta annab ka nagu väga hea selle füüsilise koormuse kätte. Et ja meil on neid rahvatantsuringe on üle 4. Nii, need on kus? Ja, on siis meil on 2 väga tugevat naisrahvatantsu ringi. Uulus on siis Ülejala, kus on Rüütli on juhendajaks. Siis on Ege Hünerson on Kablis, Rannapiigades. Siis meil on segarahvatants, mis tegeleb siis Häädemeeste huvikeskuse alt, aga ta teeb trenne siis põhiliselt seal Tahkuranna koolis või siis Häädemeeste spordisaalis või siis Häädemeeste huvikeskuses. Aga noh, see on see ka, kui sa tuled, siis sa tead, kus, mis on. Et kes tantsida tahab, see kindlasti saab. Ja. Et ma saan, sa ise oled ka ju lähes. Ja, ise olen segarahvatantsurühmas, et mul oli päris mitu aastat tagasi mul tekkis nagu selline suur soov, et ma tahtsin minna täiskasvanute segatantsurühmaga, tahtsin käia ära tantsupeol. Ja tahtsin oma mehega minna. Ja siis mul läks aega 3 aastat, et veenda abikaasat, et ta tuleks rahvatantsu. Aga ütlen siis selle, et kõik on võimalik. Nii. Et nüüd me oleme käinud juba üle 4 aasta. Ja oled ära käinud ka oleme ära käinud tantsupeol, suurel tantsupeol. Ja jäime ellu. Et noh, ka tema jäi ellu, et selles suhtes, et ja tundus, et talle täitsa meeldis. Ja tantsimist ära ei lõpetanud siis, kui eesmärk oli saavutatud? Ei lõpetanud. Me tegelikult oleme selle sama rühmaga teinud päris mitu ägedat projekti, et oleme näiteks Kablis oli selline tantsuetendus, nagu mehed sidusid oma pastlapaelad ise, oli August Urriga, koos nemad olid siis elusmuusika poolt pakkusid seal ja oli päris mitmed erinevad grupid olid sinna koos haaratud, et oli hästi äge etendus. See oli sellise, ütleme siis teatrilise poolega koos, et see oli selline lavastus kokku kirjutatud lausa ja siis see rahvatants oli seal siis au sees. See oli väga lahe etendus, käisin ka vaatamas ja see sai ju tohutult head tagasiside. Et miks uuesti ei tehtud näiteks järgmistel aastatel midagi sarnast või sama etendust kas või, sest paljudel tegelikult jäi nägemata see, et piletid olid ju alati välja müüdud, nii palju kui seda nägite. Jah, sest ütleme, kas ta oli meil 3 etendust oligi äkki, pluss siis peaproov, et me ise ka tundsime, et tegelikult tuli nii hästi välja. Samas oli see, et see protsess seal ennem etendust tundus, et kõiki neid gruppe kokku saada ja ühisproove teha ja see oli võib-olla nii suur töö, et ma arvan, et seda ei juleta nii tihti võib-olla ette võtta. Ja see oli ka, see etendus ju kirjutati spetsiaalselt kokku. Et ja kasutati ju ka näitlejate asemel kasutati meie oma rahvatantsu gruppides olevaid liikmeid, kes siis sobitati nendesse rollidesse ja siis nad hüppasid vahepeal tantsima ja vahepeal siis ketrasid seda lugu seal edasi, on ju.
et ma arvan jah, et selleks peab nagu võtma hoogu, et aga ma arvan, et tuleb jälle midagi sarnast. Okei, väga kihvt, jääme seda ootama. Aga oletame, et samm on ikkagi puine või ei taha praegu selle rahvatantsuga liituda, et mida veel teha saaks? No iseenesest meil võib-olla naistele rohkem tegevusi kui meestel on ju. No mehi üleüldse on väga keeruline, ma saan aru, mingitesse sellistesse tegevustesse kaasata, kui see just korvpall või võrkpall pole. Jah. Et võib-olla see individuaalsport on rohkem nagu meestele. Muidugi meestel on näiteks oma võrkpalliringid on ju, ja korvpalli käivad mängimas ja meil on päris tegijad on meil selles mõttes, et meil on ju oma võrkpalli esindusmeeskond, kes käib Uulus koos, kes käib ka Pärnumaa meistrivõistlustel, käib esindamas meie valda. Et ja siis me käime ju, sportlased käivad tegelikult tihti nende ringide pealt, käivad rannamängudel ja suvemängudel ja et on käinud valda esindamas, et tead, mul on endal spordiga nagu selline teema või selle ideega, et kui midagi teha, et kohe võistlustele välja, aga mina tahaks, et inimesed saaksid lihtsalt liikuda, et tunda rõõmu sellest mängust, et nagu ma usun ja loodan, et on kohti ka, kuhu harrastajad saavad minna lihtsalt mängu nautima. Et ma tean, et kuna ma ise käin Häädemeeste spordisaalis, siis seal on kindlasti võrgutrenn ja siis kossutrenn on ju. Ja ma tegin ise ka selle vea, kohe ma hakkasin võistlustest rääkima. Aga tegelikult mulle endale kui tundub, et meil ongi selles mõttes täiskasvanutel on natuke lihtsam, et vaata ei survestata, et nii kui sa käid ja harrastada, siis sa pead kohe esinema või käima nagu siis võistlustel, et selles mõttes on natuke parem ja mulle näiteks ka meeldib, et Häädemeestel vahepeal käivad naised ja mehed segamini näiteks võrku mängimas on ja siis arvestatakse naistega on ja ka mängus sees on ja et ja samas seltskond on nagu voolab selles mõttes, et osad, kes käivad kaugemal tööl, siis nad teavad, kunas, mis aegadel mängida saab, et selles mõttes on nagu hea. Ja need kohad on siis Häädemeeste spordikeskus, nagu öeldi juba, ja siis Uulu KSK on ju? Jah, Uulu KSK. Iseenesest ma tean, et sellised väiksemad seltskonnad käivad ka Metsa poole spordisaalis, et aga nad ei kuuluta nii kõvasti välja, aga nad on ka samamoodi lepivad kokku on ja et kunas ja mingitel perioodidel nad on siis aktiivsemad ja mingitel perioodidel lihtsalt natuke vähem aktiivsed. Et ütleme, kui sa leiad, et näiteks Häädemeestele tulla on natuke kaugel ja oled Ikla kandis, siis tasub nagu uurida, et mis ja kus on, et võib-olla ka kõik tegevused ei ole meil niimoodi nagu kirjas, kõik võimalused. Et tasub otsida ka kohalikud kogukonnad välja. Ja tegelikult ju saab ka ise algatada siis, kui sa ütled, et seal Metsa poolel on ju ka spordisaal olemas, on ju, mis ei tegutse küll nii nagu siis Uulu ja Häädemeeste oma, aga põhimõtteliselt koht on olemas, et kui keegi äge eestvedaja on, et siis saab ju ükskõik mida teha. Ja samamoodi on näiteks see ka, et meil on aeg-ajalt ka naised näiteks algatanud ise, et Häädemeeste spordisaalis kutsunud kokku, kui nad saavad teatud hulga naisi kokku, et palun väga teeme võrkpalli näiteks on ja siis ja nii kaua teevad, kui grupp on piisavalt suur koos, et nad saavad mängida on ja seda ma tean, et nüüd Häädemeestel on naistevõrk päris hoogsalt käima läinud, et see on siis esmaspäeviti. Aga olgu, peale korvpalli, võrkpalli, igasuguse pallide, milliseid selliseid ägedaid liikumistegevusi on veel? Kui sa räägid ise algatusest, siis minu meelest ülihea näide ongi see Häädemeeste jõusaali ringtreening, mis sai ka ju tegelikult alguse ühest siinsest projektist muuseas, kas sa teadsid seda? Et kui Andra tuli meile siia tegema liikumisteemalist loengut, siis just samal ajal otsiti ka, et keegi võiks tulla ja näidata, et mida me jõusaalis tegema peame, et tore on, et kõik on siin olemas, aga keegi ei oska nagu oma käe peal õigesti alustada ja nii saigi see jõusaali treening tegelikult alguse ja praegu see on nagu ülipopulaarne.
sina saatekülaline, mina räägin kõik ise ära. aga ja me mõlemad käime ka nii ise, kui jõuame. aga sellega saab siis iga kolmapäev liituda, et kõik need trennid on ju avatud, et jah, just, et iseenesest väga äge algatus ja ma ise tunnen ka, et isegi kui sa oled mingi perioodi, oled näiteks jõusaalis käinud, on ju, oled endale juba mingi kava järgi näiteks trenni teed, on ju, ja mina soovitaksin kindlasti, kui sa ei ole jõusaalis varem käinud, et kui sa lähed ja kujutad ette, et ma ei tea, YouTube'ist vaatan mingeid videosid, mõtlen ise välja, mis ma teen, kuidas teen, siis esimesed trennid tasuks panna treeneriga paika. Et siis sa tead, mis lihasgruppidele, kuidas sa teed, treener saab üle vaadata korraliku tehnika, on ju, et need võtted oleks õiged, hingamine oleks õige, et olen ise samamoodi nagu ka minevikus mitu korda nagu nimetud uuesti alustanud, aga alati on ka treeneri käe all tegelikult alustanud ja siis see algus on nagu parem ja sujuvam ja sa tead ka, mida teed ja sa tead, sa tuled terve nahaga tagasi ja et sa ei treeni nagu ühekülgseid mingeid lihasgruppe ja siis oled niimoodi, et ülakeha on musklis ja sääred on makaronid, on ju, et ühesõnaga seal on nagu väga peen nüansid ka sees, et ise õppida ja endale treeningkava ise teha alustuseks, ma arvan, et on päris keeruline, et tuleks hästi välja. Ma olen suga 100% nõus ja eriti just see, mis sa ütled, et terve nahaga ka välja tulla, et just see turvalisuse osa ka sellest. Ja veel, et jõusaal ei ole mingite jõmmide koht, on ju, et see on lihastreening on absoluutselt vajalik igas vanusegrupis. Ja täiskasvanute juures. Ja ma ise veel kujutan ette, et eriti oluline on see näiteks juba üle 40 vanustele, et kui sa oled sportinud, kas hooti või siis ütleme mingit spordiala harrastanud niimoodi natukene ühekülgsemalt, on ju, et siis seda põhi selja ja kõhulihased juba, et oleksid piisavalt tegusad, et sa ilma seljavaludeta ja liikumisvaludeta saaksid nagu elada, siis selline jõutrenn on nagu väga hea üldfüüsise hoidmiseks. Sest meil kipuvad hakkama teatud vanuses igasugused murekohad tekkima, on ju, et juba meiesugustel, on ju, et ka meie sugustel, et siis jah, soovitan tõesti igas vormis inimesele ja siis igas vanuses inimesele, et täiesti nagu vajalik. Et võib-olla natukene tundub nagu hakkaks see teema ühekülgseks minema, et ainult tants ja sport on ju, aga tegelikult sa tood välja jumalast õige asja, et isegi kui tõesti ei ole väga palju seda huvi liikumise vastu, et midagi natukene ikka peab tegema ja just see, mis sa välja tood, on, et jõusaal on midagi sellist, mis igaüks võiks teha mingil määral või kasvõi treening siis kodus, et treener näitab juba midagi ette, kui ei taha seal spordisaalis koos käia. Et siin on juba üks väike mõte, mida siis oma igapäevaellu tuua. Nii, aga liikudes siis jõusaalist ikkagi edasi, et ma näen siis, nüüd ma võtan oma selle kodulehe paberi välja, et võib-olla räägime keraamikast järgmiseks. No nii, räägi keraamikast. Sa käid? Keraamikas olen käinud paar korda. Mul tütar on suur fänn. Tütar käib ka täiskasvanute keraamikas, kuna tal muu graafik ei luba nagu laste keraamikas käia. Kui sellest keraamikast rääkida, lihtsalt ma ütlen enda selle kogemuse jälle, et see ju kolis sinna muusikakooli hoovi peale minu kohvikut, on ju, ja siis ma ütlesin Margitile, et ma kolmapäeval tulen ja sellest on vist 8 aastat möödas, et ma ikka ja iga kolmapäev proovin minna, aga aga veel keraamikat. Et meil on tegelikult sellised väga ägedaid professionaalseid keraamikuid, on ju, kes teevad imeilusaid tooteid ja meil on
meil on siis mitu kohta, kus saab siis juurde minna uusi huvilisi. Et ongi, üks on siis Margit Ehjen, kes teeb siis muusikakooli hoovi peal olevas siis ütleme Savimajas või? Ütleme Savimajas. Et see oli fun fact, et esimene Häädemeeste noortekeskus. Ei olnud esimene, aga see oli nagu konkreetselt selleks puhuks tehtud. Jah. Mingi Norra projektiga veel oli, jah. Euroopa rahad hakkasid olema. Ja siis on Tahku Tares tehakse ka. Tahku Tares oli ka äkki mitu korda nädalas, nad käivad isegi koos, et seal ka on päris suur. Nad käivad ikkagi, ma vaatan siit, et kolmapäeviti, aga on nii päevane ring kui ka siis õhtupoole, mis on väga äge, sellepärast et osad saavadki käia päevasel ajal ja siis teised peale tööd. Natukene hajutab seda gruppi. Ja samas seal, kui me juba Tahku Tare juurde läksime, siis minu arust see Tahku Tares on hullult äge, on see kanga kudumise ruum neil, et neil on vähemalt 3-4 kangasteljed on üleval, kus saab kududa neid igasuguseid kaltsuvaipasid ja siis muid kangaid, et ja nad käivad ja tegutsevad seal nagu väga usinasti, et nii lahe nagu. Ja ma olen näinud seda ühte näitust, mis neil oli, et nad ikka aeg-ajalt vist teevad, et tõesti väga ilusad ja sealgi siis saab liituda. Ja siis neil on veel see mängudõhtu, kus nad teevad igasuguseid kaardimänge ja koroonat ja malet ja muid mänge, et seal ei ole ainult eakatele, seal on küll sellised niinimetatud vanaemad, kes käivad koos, ise nimetavad ka ennast vanaemadeks, käivad hästi usinasti koos, teevad igasuguseid ägedaid asju ja siis käivad ka üritustel koos tegelikult, et hästi sellised avatud seltskonda kokku saanud, et nad on ju siin ka Väärikate õhtul hommikul, Väärikate hommikul käivad hästi tihedalt, käivad nagu grupiga koos kohe, et lepivad kokku selle sõidud, on ja, et kes kus, kelle autosse mahub, ja siis tulevad koos, on ja, et iseenesest mulle hästi meeldib, kui on selline kogukonna tunne tekib mingites gruppides ja et kui võetakse nagu uusi liike tahkelt vastu, et tule ja suhtle ja tee. Ma olen ise ka seal tegusate vanaemade hommikul käinud muuseas. Olen teinud seal kogukonna akadeemia projekti loenguid ja tegemist on tõesti väga-väga toreda seltskonnaga, nii et kes seal Tahku Tare pool või ka Häädemeeste poolt ju tegelikult võib neid külastada ilmselt, et mulle tundub küll, et nad on väga vastuvõtlik seltskond. Ja väga lõbusad. Ma ütleks ka see, et just nagu väga lõbusad nagu selles, et tihtipeale me kujutame ette, et eakatel inimesel on igasugused tervisemured ja siis nad on et aga nemad leiavad nagu elust kogu aeg mulle tundub, et just selles vanuses tehakse kõige paremat nalja. Et nii, aga Tahku Tares vanemate juurest jälle kõige nooremate juurde ma märkasin, et seal on beebide ring. Mis sa sellest tead? Et ma ei teadnudki, et Häädemeestel on beebikool või mingi selline asi. Varem oli Häädemeeste lasteaias Aili tegi seda beebide ringi, on ju. Et ja siis vahepeal Eglevut tegi Uulu pool seda beebide ringi, aga jah, nüüd praegu hetkel on Tahku Tares ja beebide ringi veab siis Liis Luuken, on ju. Et iseenesest ma arvan, see beebide ring on isegi olulisem just nendele lapsevanematele, et nende emadele, kes seal käib, et ongi see sarnaste murede jagamine ja koos käimine on võib-olla olulisem kui see, et beebid saavad suhelda ja võimelda. Et selles mõttes ta on ka seal siin täiskasvanute ringide hulgas, et selles mõttes nii palju, kui ma olen kuulnud, kõik kiidavad. Et mul praegu kahjuks sellises vanuses beebit ei ole, et ise oleks see oli küll naljaga öeldud selles mõttes, et
ma arvan, et minu kogemused on kogetud, et beebidega. Jah, beebidega. Nüüd ainult lusikapeod. Jah, nüüd ainult lusikapeod. Et tore on tegelikult, et kui me 2 korda aastas neid lusikapidusid teeme, siis hetkeks tekib küll selline tunne, et nii armsad ja toredad ja nunnud nad on seal kõik koos. Et aga ja siis tuleb meelde, kuidas see 3 beebiga oli. Et siis aitab, jah. Okei, aga ärme veel võta noortelt emadelt motti ära, on ju? Jah. Tehke. Aga Tahkutaares veel on mälumäng, eelmine nädal just alustas, uus hooaeg jälle, olen ka seal ja 7 või 8 tiimi oli, aga mulle tundub, et äkki kui väga vaja, siis mahub juurde pressima, on ju? Kuulsin jah, et iseenesest üks meeskond pidi olema natukene poolik, et kuhu saab ka niimoodi liituda, et sa ei pea ise tervet meeskonda välja panema, et Maia-Liisa ütles, et kui sa tead, kes otsib, et siis anna märku, et ühesõnaga, kui on mälumänguhuvilisi, kes ei ole leidnud omale meeskonda, anna teada Maia-Liisale või siis mulle, et viime otsad kokku. Et, aga jah, et seal on päris palju meeskondi, et kes väga aktiivselt koos käivad ja ma ei tea, mitu hooaega te olete käinud juba? No meie konkreetselt oleme 4 hooaega käinud, aga mis ta ütles mulle? Tähendab meile, seda on ikka tehtud kuskil seal 15 aasta ringis, on ju? Jah. Et ma tean, et Männiku talu see... Muidugi väga huvitav on see, et mul ei ole isegi see fakt meeles mälumängust. Et, aga võib-olla joogast räägiks? Jaa. On ju? Sest Kablisse on praegu suurem osa joogat koondunud, on ju? Oota, Häädemistel on ka ikka, on ju? Häädemistel on, Kablis on, Uulus on, et joogat jagub igasse vallanurka. Igasse vallanurka. Peaaegu. Et need, kes arvavad, et jooga on spagaadi maha rebimine ja ennast 8 keeramine. Ma ei usu, et keegi seda joogast arvab. Et siis tahtsin lihtsalt öelda, et jooga meie vallas toimuvad joogad, olen ka käinud siin või sealpool, on ju, et ennast sirgeks venitada ja väga rahulikus tempos arvestatakse siis iga vanusegrupi ja võimekusega, et ma ütleks, väga hästi teevad meie juhendajad neid joogatrenne, et sobib just igas vanusegrupis ühineda ja väga kasulik, ütleks. Ja enne veel, kui me läheme edasi, ennem sa mainisid ka kohe alguses Jõulumäed, ma saan aru, et sa oled suur fänn. Ma olen Jõulumäe fänn. Pidevalt käid, ma olen sind ka seal korduvalt näinud, nii vähe, kui ma sinna satun. Aga Jõulumäe spordikeskus on väga tuntud suusatamise poolest, kõik teavad, et seal saab suusatada ja igasuguse talispordi alaga tegeleda, aga nüüd on seal ka ma küsiks ka nagu siis, et kas sa tead, millal on suusatamise hooaeg? Et kuna see algab ja kuna see lõpeb? See kõlab nagu trikiga küsimus. Et ongi trikiga küsimus. Sellepärast, et suusatada saab aastaringselt Jõulumäel. Sellepärast, et meil siis talvel suusatatakse siis ütleme, kui ei ole päris lund, siis kunstlumeraja peal. Iga-aastaselt on see kunstlumerada maas, see küll sõltub nüüd jälle ilmadest, kui on liiga soe talv, siis see rada on lühem. Kui on natuke külmem talv, nad saavad pikema raja teha ja siis on hooldamine lihtsalt lihtsam neil. Et aga suvel sõidetakse rullsuuskadega, et olen ka ise sõitnud, et olen ka ise paar korda kukkunud seal asfaltraja peal, aga meil on olemas imeägedad treenerid, Anu ja Kadri, kes teevad nii noortele kui ka siis Kadri teeb näiteks täiskasvanud harrastajatele, teeb trenne.
ja saab minna jälle samamoodi, igasuguses vormis saab minna tema juurde ja kui sa alguses lähed, siis ei pea ka omale ise muretsema kohe varustust, vaid sa saad laenata ja katsetada ja proovida, et mis stiili tahad harrastada, on ju, et kas sa tahad klassikat sõita või vabastiili sõita ja siis sa saad ka vaadata, et millist varustust sul vaja üldse on, et ei tasu enda kohe tormata poodi, osta varustus ja minna siis raja peale ja siis avastada, et ostsin tegelikult valed suusad, et tegelikult see ei sobigi mulle. Mina teen tavaliselt asju niipidi. Kui ma saan hea varustuse, küll ma siis suusatan, on ju. No okei, suusatamisega pole nii olnud, aga kas sa muuseas teada, et ma olen Pärnumaa meister suusatamises? Üks osaleja oli veel. Kunagi oli ju meie ajal ei olnud siin suusatrenn, on ju, aga seal võistlustel ikka saadeti need, kes püsti seisid veidi, et need võeti, et ega neid palju ei olnud ja tõepoolest selline medal mul kodus on olemas täitsa. Vaata, kui uhke siis on ju. Jaa. Et siis saad suusatamise nõud teistele jagada, on ju. Kindlasti. Mitte. Aga mida ma tahtsin öelda, et jõulumäel on tegelikult nii palju erinevaid võimalusi, et see enam ei ole üldse nagu ainult suusatamise põhine, et seal saab põhimõtteliselt kõike teha, on ju. Sa juba jõusaali mainisid. Jah. Teisi trenne on seal kindlasti ka, aga see sisehall, mis ehitati nüüd hiljuti. Siseliivahall. Siseliivahall, jah. Et iseenesest nüüd talvisel perioodil ongi see siseliivahalli peal on see suurem rõhk, on ju. Seal on siis, saab mängida nii jalgpalli, rannatennist, võrkpalli, seal tegelikult käivad regulaarsed trennid, regulaarsed võistlused seal sees, et rannatennise võrkpalle väga, väga palju mängitakse ja võistlused ka toimuvad hästi tihti, ütleksin. Tasub silma peal hoida, mis ja kuidas, see platsi peale minek ei ole üldse nagu keeruline, kas paned seltskonnaga, paned aja kirja, et ja ei ole ka meeletud kallid hinnad, et tasub uurida ja proovida. Ja siis kui tundub, et õues talvise ajal peale suusatamise midagi teha ei saa, siis saab. Seal on metsamaatkarajad on kogu aeg avatud ja väga hästi hooldatud ka sellisel pimedal talvisel ajal, et tasub minna matkama, väga kaua saab, kui sõita näiteks fatbike'idega, isegi pooledi lumega saab seal sõita veel. Need saab siis sealt samast rentida. Ja. Et ka samamoodi, väga soodsa hinnaga on ju, et jah, ütleme jah, suvisel perioodil on isegi rohkem, seal on kõik need palliplatsid, korviplatsid, tenniseplatsid, padelit saab mängida. Padelit ka on väga populaarne, kas sa oled padelit mänginud? Jaa, aga ma olen selles suhtes selline mängija, et kes mängib seltskonnaga ja päris reeglite järgi ei mängi ja mängib mängimise pärast, ma ei, nagu punkte ei taha lugeda. Okei, siis mina olengi see viimane eestlane, kes ei ole mänginud ei padelit ega discgolfi. Kuule, aga jõulumäest rääkides ja nüüd, kui tuleb ilus paks lumi maha või kui ei tule, igal juhul toimetavad seal ka ju mingid päkapikud ja tegelased vahepeal, et ma mäletan oma lastega mingil aastal käisime mingil väiksel rännakul seal. Laterna matkasid nad just nimelt, et see on ju ka hästi kihvt. Ja päkapikkudest rääkides ka kablis nad tegutsevad, nii et nendel mõlemal seiklusel tuleks ka silm peal hoida. Ja räägi Häädemeeste muusikakoolist ka. Et meil on Häädemeeste muusikakool on väga avatud ka täiskasvanutele, et on võimalik õppida siis erinevaid pille ja meil on, ma tean, et täiskasvanud on käinud näppepilli õppinud, viiulit õppinud, siis on meil karmoskat mänginud on ja et iseenesest kui tekib huvi, siis tasuks julgelt võtta ühendust ja vaadata, et kas saab kokkuleppele ja selles suhtes, et väga lahe. Ma tean, et sinu terve perega käib, on ju, seega sa võib-olla oskad seda öelda, et mitte muidugi teie pere põhjal nüüd ei teki see küsimus, aga
kui musikaalne peab olema täiskasvanud inimene, et ta saaks sinna muusikakooli sisse, et peab ikka viisi pidama või saab igaüks hakata õppima? Iseenesest ongi niimoodi, et täiskasvanutel on võib-olla isegi lihtsam natukene, et sul peab kõvasti tahet olema. Et kui sa tahad, siis juba sellest piisab. Selles mõttes, et mina usun täiesti seda, et saab tantsima hakata selline inimene, kellel ei ole rütmitunnet, saab pilli õppida selline inimene, kellel ei ole head kuulmist, muusikalist kuulmist, on ju, et kui sa piisavalt harjutad, et näiteks mulle endale aitas hästi palju see, et kui Olavi Kõrre näiteks mängis põhja sisse ja kui ma harjutasin kodus selle põhja peal, et ta aitas mul hoida seda rütmi ja takti ja samas ma sain nagu meloodiat ka kogu aeg nagu meeles hoida, on ju, et mulle aitas nagu otsa peale saada. Et ja samas ma kuulsin ka ära, et kui ta mängis sarnase pilliga, mida mina kodus harjutasin, ma sain aru, mida, kus, kuidas ta tõmbab, on ju. Et ja siis ma tean, et Olavi on isegi osadele lastele, isegi täiskasvanud teinud seda värviliste nootide õpet, et ongi ta nagu sa värvide järgi paned omal pilli peale need värvid, on ju, õigetesse kohtadesse ja siis mingi värvinoodid, on ju, et isegi kui sa nooti ei oska lugeda, et sa saad nagu alguse sisse. Et ei ole nii, et sa pead nii palju pussima, et üldse aru saada, mida, kuidas mängid, vaid ta leiab viisid, kuidas sa saad hakata kohe pilli harjutama ja mängima nii, et sulle tekiks see mängulust. Et väga osavad õpetajad, ütleksin. See on küll nii äge kuulata. Tekkis kohe tahtmine? Ma olen käinud kunagi, muidugi lapsena ja mul nagu ei ole eriti palju seda püsivust, et aga ja siis ma pilliõppes, mis meie perel nagu hästi toimis, ongi see, et kui sa oled lapsega koos. Et kui lapsevanem läheb lapsega koos ja hakkab sarnast pilli harjutama, siis on kodus lapsel tugi ja endal ka motivatsiooni rohkem, et ma ei saa ju jääda lapse arengust maha, on ju. Ja et koos näiteks ansamblit teha selle lapsega koos teiste lastega seal, et siis pead ise ka harjutama. Et ei hakkaks piinlik. See on küll väga tore nipp tegelikult. Jaa, täiega äge nipp. Nii et tegevust jahub, on ju, ei saa öelda, et pimedas väga igav oleks siin maal. Ja. Et jääme ellu küll, on ju. Jaa, ma arvan küll, et jääme ellu. Aga ühesõnaga see huviringide tabel ja need tegevusvõimalused on vallalehel olemas, kõik saavad tutvuda sellega, sealt saab ka kontaktid, et kuhu pöörduda, kus mis toimub, millal. Aga nüüd me oleme küll juba päris pikalt siin jutustanud, aga heas seltskonnas möödubki aeg kiiresti. Aga räägi mulle korraks seda ka, mis siin aasta lõpus veel sündmustest tulemas on? Tead sa midagi põnevat, suuremat? Jaa, on põnevaid asju. Kõige suurem pidu ootab võib-olla Valla tänuõhtu ees, et see on nüüd 5. detsembril kell 7 Uulu kultuuri- ja spordikeskuses on sellel aastal meie tänuõhtu. Ja see on siis korralik pidu selles mõttes, et me alustame kell 7 ja tasub kohe alguses kohale tulla, sest väga põnev kultuuriprogramm on meil kokku pandud sinna suurte üllatustega ja siis väga hea bänd on seal pärast ära küsi nime on tantsubändiks, et ja südaööni pidutseme välja, nii et tasub tantsukingad kaasa võtta. Et, ja ma arvan, et viimaste aastate kogemus näitab, et me oleme suutnud selle Valla tänuõhtu taseme viia ja ootused nii kõrgeks, et enam väiksemate pidudega on vist hakkama ei saa, nii et ja ma arvan, suurem osa Valla rahvast teab nendest pidudest juba, et väga äge. Aga tead, mis aga meil on veel Hoveri Cover ju tuleb Kablisse. Ma vaatan, et see on juba õige pea, on ju? Ja.
Ei ole ka, järgmine nädal ikkagi jõuate. jah. Kui keegi vaatab. Jah, ja siis on koduste laste jõulupidu ja jõululaat on, igasugused erinevad jõululaadad, jõulutänavad, siis esimese advendi tähistamine 30. novembril juba. See advent on eriti vara see aasta, eks on ju. Et Uulus ja Häädemeestel, et ja ma arvan, et seda valla lehtedest seda sündmuste tabelit tasuks ka jälgida, et mis kus kunas toimub, et meil on isegi niinimetatud pimedal ajal on see sündmuste tabel päris tihe, kui sa vaatad. Et... Tead, Aire, sa oled iseenda selle algatuse ära unustanud. Sul tuleb ka ju suur sündmus. Tšempionaat. Et ja ma märkasin, et seda ei ole ka siin sündmuste kavas, kas teadsid seda? Iseenesest nüüd selles järgmises lehes on juba. Ja, sellepärast, et siis veel ei teatud, on ju? Jah, siis meil ei teadnud. See on ka ikka päris äge kontseptsioon. Ma ei saa aru, kuidas aega nii vähe on, aga räägi palun sellest, et esiteks, mis see on, miks ja kuidas sa selle siia said ja... Kuidas see siis sel aastal korraldatud on? See on niimoodi, et me oleme 2 aastal osalenud ja ma ütlen osalenud selles mõttes, et ta on tegelikult Saarde vallast. Toivo Tallo on Kilingi-Nõmme spordihoones. Sealt on ta alguse saanud. Neil algselt oli ta ainult oma valla sisene, aga nad kasvasid laiemaks ja kutsusid teisi spordisaale juurde. Et selline 5-6 äkki on meil erinevad spordisaalid, kes siis lisaks nendele osalevad. On 7 etappi. Meie siis teeme reedeti. On alates 7. novembrist hakkab peale ja igal reedel siis kella 4-st kella 8-ni, on ju, 4 tundi. Et saab teha siis joonejooksu vastavalt vanusele, on siis pikkused on erinevad, et selline keskmine osa saab kõige pikemalt joosta ja siis eakamad vähem ja siis väiksemad vähem, on ju. Ja siis ergomeetrit tõmmata. Ja siis on niimoodi, et kui sa oled vähemalt 4 korda käinud, siis sul läheb tulemus üldtabelitesse läheb kirja ja sa võistled siis teiste nii meie valla osalejatega kui ka teiste spordisaalide osalejatega. Ja siis, kui sa käid rohkem kui 4 korda, siis 4 parimat tulemust läheb kirja ja siis vanuseklasside kaupa pärast vaadatakse kokku ja siis Saardes jagatakse kõikidele osalejatele siis Ilvese peol jagatakse medalid ja auhinnad ja iseenesest selline väga äge ettevõtmine. Eelmisel aastal, kui ma mäletan õigesti, siis meie vallast me tõime 5 erinevat medalit vähemalt tõime koju, et erinevatest vanuseklassidest. See on ikka väga tubli tulemus. Jah, ma ütleks ka, päris hea. Ja see joonejooks on hästi kihvt, see on jõukohane absoluutselt igale inimesele. Jah, täpselt. Ergomeetrit vist pisikesed ei tõmmanud, on ju? Ta tegelikult on niimoodi, jah, et ergomeeter on rohkem täiskasvanutele, et kas alates 16-aastasest äkki, mis läheb ametlikult kirja, aga meie lasime tõmmata ka noorematel selles mõttes, et panime lihtsalt raskuse väiksemaks, kes tahtis. Ja siis meil on ka selles mõttes natuke teistmoodi kui osades kohtades, et meie paneme ka batuudi ülesse. Seekord on selline takistusraja moodi batuut. Et kui sa oled oma asjad ära teinud või ennem või pärast või vahepeal, siis terve perega saad tulla korraga, noored saavad hüpata batuudi peal, ka vanemad kui soovivad, saavad hüpata batuudi peal ja joosta ja nautida ka seda. Aga samas on ka see, et kui sa tuled sportima perega, siis kui sa oled selle joonejooksu ja ergomeetri ära teinud, et sa ei pea minema sellest päevaks ära, vaid sa saad tegeleda siis kõikide muude asjadega seal, põrgatada palli, keerutada hularõngast, mängida lauatennist, kas või jõusaalis käia, et sellel päeval, nendel päevadel, nendel tundidel on ka siis kõikide jaoks tasuta,
sissepääs, et ja saad ka, ühesõnaga, võimaluste piires, et neid tegevusi ei segaks, saad kõike muud ka seal sportida ja teha, et ja on eelmistel aastatel, me oleme siis nüüd 2 aastat oleme osalenud, et on näidanud, et on tekkinud täiesti selline fännklubi, kes käivad iga aastal ja katsuvad mitte ära unustada, et just näed, täna sellel päeval on see sündmus ja tulevad kohale. Ja nendele fännidele võib-olla nüüd tasub eriti öelda, et sellest aastast siis on reedeti, et varem oli ta pühapäeval. Jah, just. Ja. Et reedeti 4-8. Et peaks jõudma. Ja. No, oleks tahtnud sinuga pikemalt rääkida, aga tegelikult üleüldiselt kultuuri arengust siin vallas on ju, aga äkki täna siis piirdume sellega ja tuled teine kord tagasi on ju, aga samas kui mõelda nüüd, kui palju on meil siin ikkagi teha nii pimedal, nii valgel ajal, et siis ongi juba natuke narr küsida, et et mis veel võiks olla. Ja. Et ma arvan ka, et see on nagu selline tahtmise küsimus, et esimene samm on tulla kodust välja. Et ja siis kui sa liikumist alustad ja kui sa võtad hoogu, siis tasub kas või minna jalutama. Meil on nii palju tegelikult rahvast Kalevi sees, on nii hea mõelda ja vaadata, kui sa üksi jalutada ei taha ja liikuda, et leitakse seltskond, et ongi paar sõpra võtad, kes motiveerib sind välja tulema, regulaarselt võtad ja lähed ja jalutad ja liigud ja samas räägid ja suhtled, kurdad oma mured ära, räägid nalja, head nalja. Ainult head nalja. Ainult head nalja. Et siis juba see on hea algus. Aga jalutajatele soovitan ka õiged jalanud. Ja helkur praegu. Ja helkur. Pimendal ajal. Ja võib-olla pealamp. No nii, et ma usun küll, et ellu siin jääb ja tegelikult on isegi väga-väga lahe. Ja, ma ütlen ka, et tegevust on nii palju ja nii ägedaid tegijaid on meil, et nii ägedaid juhendajaid, kes meile on tulnud siia valda. Et, ja samas ongi see, et kui sa arvad, et vot seda tegevust ei ole, siis algata ise. Tõmba ots käima. Ja kui isegi ei ole see algataja, siis tegelikult tasub see idee kuskile poetada, sest neid kohti, kus midagi saab korraldada, midagi läbi viia, midagi juurde tuua, et uus aasta on algamas, võib-olla ju keegi saab ka midagi enda asutusse juurde tuua. Et palju neid korraldajaid on, et kelle poole pöörduda. Jah, et see ongi see, et mine kas või oma lähimasse seltsimajja, külamajja, rahvamajja, mine võta juhatajal varrukast kinni ja ütle, et kuule, tead, äkki saaks nii või kas seda või seda on ja et ja nii lihtne see ongi tegelikult on ju. Jep, aga Aire, suur tänu sulle, et sa tulid. Tänud kutsumast. Ja jagasid nii palju häid ideid, mida siis Häädemeeste vallas teha. Ja teinekord siis teised teemad. Nii, aga kohtumiseni uues episoodis. Jah, kohtumiseni.